Ja nüüd demonstreerime ühte videolõiku, mis on valminud õppetunni ajal, kui sai nutitelefoniga reklaamfoto töötlemist õpilastele demonstreeritud. Ning videolõik on siis ekraanisalvestis nutitelefoni ekraanilt. Kui te olete siis ühesõnaga pildid ära teinud, siis soovitav on võtta enda telefonis mingisugune selline äpp nagu minul on PixLR. Teed mingi 3 pilti näiteks ära sellest tootest erineva nurga alt. Seejärel selles PixLR-is on selline koht nagu kollaaž kohe olemas valikus. Et see suudab teha siis kollaaži ja siis selle kollaažiga nagu paneme selle reklaamfoto kokku. Nüüd on mul siin terve hunnik igasuguseid pilte juba täna tehtud. Teie omad ka siin. Määran ära need pildid peale klõpsates. Saan 3 pilti näiteks siit. Ütlen, et mul on valik tehtud. Nüüd ma saan siin neid pilte kuigi palju nihutada ja valida siis missugune kollaaž mul tuleks. Tegelikult minule sobiks selline kollaaž, kus oleks 4 sellist ruutu. 4 ruutu. Ja kui ma nüüd siit sobitan need asjad paika, siis mis iganes viisil nad nagu lähevad. Selle võiks ka vahetada sellega ära. Näpuga lihtsalt lohistad vead. Ja kui siin on, nüüd ma ühe asja jätsin tegemata. Tegelikult oleks võinud sellel mehel teha veel ühe pildi veel. Lähen siit välja ja teen ühe foto siis veel. Ja ma teen selle foto siit. Teen selle foto siis siit pealt ja teen selle niimoodi, et ma saan selle mustri. Sest siia mustri peale võiks kirjutada pärast selle nime. Ja nüüd võtan uuesti selle PixLR-i lahti ja võtan uuesti kollaaži ja määran uuesti need pildid. Võtan kõigepealt rakursi alt, siis võtan selle, nii. Nüüd ma sain siis 4 pilti, nüüd ta pakub mulle välja. Nüüd mul on selline mustriga nagu osa ja siia peale tuleks nüüd nimi kirjutada. Et kui mul nagu see kollaaž sobib, kui ma olen teda nüüd nihutanud, sobitanud siin, kui on tarvis, teed mõned uued pildid, ütled next, kinnitad heaks. Nüüd on nagu see kollaaži pilt valmis. Nüüd võtame siit teksti, kirjutame siia siis selle. Jah, taburett. Taburett, siis paneme siia siis, mina panen praegu siia ees ja perekonna nime. Ees ja perekonna nimi, siis võtan siit Viljandi kesklinna kool ja siis võtame siia klass. Klass ja aasta. Nii. Ma olen neid nii palju teinud juba siin, et siis lihtsalt ta jätab meelde, millised sõnad nagu sobivad. Ja mulle nagu see asi pakub või nagu kohe välja need valikud. Nüüd siis on lugu selline, et ta pakub mulle hästi suurt teksti. Ma valin mingisuguse endale sobiliku teksti variandi, näiteks keskjoondus. Ja nüüd ma peaksin valima siis endale mingisuguse teksti, mis mulle nagu suuruse poolest sinna sobiks, mis iganes ta võiks nagu olla. Näiteks see võiks nagu enam-vähem siia kuhugi sobida. Seda suurust saab kuigi palju muuta, nii palju, kui sa siin seda nagu ühesõnaga fonti muudad. Kui sa võtad mingisuguse muu, näiteks ütleme arvutis Paintiga pärast kirjutad peale selle nime, siis sa saad kirjutada. Võtad siis värvi, ma võtaksin praegu mingisuguse kollase värvi näiteks, võtaks punase siis. Arvad, et punane on hea või? Näed. Taburit ees. Et töö nimi
siis on ees ja perekonnanimi, siis Viljandi Kesklinna kool. Kooli võite te ka lühendada selles mõttes, et te võite panna sinna VKLK, on ju? Kõike. Ja siis panete done, valmis. Ja nüüd tuleb teil siis valik. Siin on valikus siis sees, et save image. Ta salvestab nüüd selle mul siis siia telefoni ära. Ja kuna mul on, ütleme nüüd, pilveteenus aktiivne, siis ta hakkab mul kohe seda nüüd peale salvestamist üles laadima minu, nagu fotopilve. Või siis teine võimalus on see, et kui te tahate kellelegi kohe saata, 3 punkti lahti, siit ta pakub siis teile erinevat varianti, kuhu te saate siis seda panna. Siin küll Google Drive'id, Gmailid, Google Plussid, Facebookid, Messengerid, mis iganes, Skype'id ja mille teel te saate siis seda saata. Minule saadate te stuudiumisse. See tähendab seda, et tegelikult oleks mõistlik teil võtta ja salvestada see siis failina kõigepealt sealt. Jah, siin on see pakkumine, save image, salvestate ära, seejärel võtate endal kuskil mingisuguses internetirakenduses lahti selle stuudiumi konto, hakkate sõnumile vastama, ma saadan teile kõigepealt ühe sõnumi, teie vastate sellele sõnumile. Sinna sõnumisse ma panen teil need nõuded kirja selle pildi kohta ja siis te vastate sellele sõnumile ja sinna panete siis laadida pilt ülesse. Nii, ja nüüd ma lähen siis sellest Pixellerist välja ja vaatangi oma siis seda fotopilve ja minule sattus siis praegu siia fotopilve selline pilt ja selline on vaja siis teil teha siis ära tähtajaks.